No seda, et ajateenijate vanemad lubatakse vaatama, kuidas nende võsukesed suurte suurtükkidega K9 pauku teevad, ei juhtu mitte üks raas eriti tihti. Täna on toimumas tulepatarei K9 baaskursuse esimesed laskmised, ehk mehed saavad nüüd õigeteks suurtükiväelasteks. Kuidas läinud on siiani? Läheb hästi. Meeskonnad on omandanud vajalikud teadmised ja teavad, mis teevad. K9 on siis spetsiifilised masinad, igaüks nende peale ei saa. Ikkagi valitud pojad, tütred nii-öelda. Aga laseme praegusel hetkel natuke üle 8 kilomeetri ja kildmürsuga. No tänan on ka Kaitseväe mõistes natukene eriline päev, selles mõttes, et lubati ka siia nende noorte meeste vanemad kohale. Jah, nii on. Oli võimalus tulla vaatama, mida siis pojad Kaitseväest teevad. Kaitsevägi ei tee vist seda väga tihti, eks? Meie teeme seda nüüd teist korda, et väga tihti seda ei ole, jah. No millised need esmamuljed on siin, et kui ikkagi nii suure toruga pauku tehakse? Põnev, mürtsu on palju, eks kui poiss välja tuleb, siis saab kuulda ka tema esmamuljet, sest et minu teada oli neil esimene kord siuke suurem laskmine. On vahva küll, et Kaitsevägi niimoodi kutsub vanemaid? On ja seda vist varem nagu päris ei ole olnud, sellepärast et mu vanem poeg 2 aastat tagasi õhutõrjes nagu sellist asja ei olnud. Väga põnev, et sellist asja tehakse ja asja avatakse. Väga head muljed on, et tõsised paugud kõlasid. Olete üldse nii suure toru juures olnud ennem, mis nii kõvat pauku teeb? Ei, loomulikult mitte, et selles mõttes oli hea kogemus. No emana on ikkagi õudne vaadata, mida laps siin teeb, aga ei, ta on tubli, hästi tubli. Kas pani nii-öelda võib-olla ka väikese lisapinge seal juurde, kui teate, et nii-öelda silmad on peal kogu aeg? Ei pannud, pigem tegi enesekindlamaks. Kuidas üldse läks? Väga hästi läks, selles mõttes, et me olime treeninud nii kaua selleks, et tegelikult kõik käis nagu kuivalt trillisime läbi enne. Päris hästi, otseselt see kõik täidetud ja kõik läks ilusti plaanipäraselt. No kirjelda seda tunnet, kui see esimene pauk saab tehtud. See on äge. Ma ei osanud täpselt arvata, mis sealt tuleb. Ma olin videost näinud, kuidas umbes välja näeb ja kuivatrenni on kindlasti palju tehtud. Aga see päris asi pole ikka sama, mis trenn, et minu arust oli väga äge. Kuna täna on ka Püha Barbara päev, siis loomulikult kõikidele suurtükiväelastele palju-palju õnne.